sõidama? Ei sõida ikka ju, ja kuuleb, mis häält see teeb. 5 red lights in Budapest and the Hungarian Grand Prix is underway. Mida sa soovitaksid tüüpidele, kes lähevad F4 rooli? Ma ei tea, tee kindlaks, et sa pidurit teed soojaks nagu. Esimene päris ring ja Paul pani crashi. Ja me ei tea, kus ta on. Oi pasa. Oi pasa. Tegimegi on Budapestis F1 etapil, tuleb uskumatu nädalavahetus. Kuidas tundid on? Ma olen nagu nii rõõmus, Raspal, ma olen nii rõõmus. Mees on kommipoes, tal on ka muidugi juba paar õllut all, kui õlledega sisse ei lastud, pidi ära jooma enne. Ei, tegelikult meid ootavad 2 võistluspäeva, on laupäeva hommik, täna on viimane vabatreening ja kvalifikatsioon. Meil on palju väljakutseid, et teha seda asja veel põnevamaks. Kes su lemmik sõita on? Paul Aron. Paul Aron, see on aus. Charles Leclerc! Mingid Ferrari vennad vaatasid täielikult idioodid. Red Bull on samas ikka OG nagu. Red ei saa kunagi maha kanda. Ja Max Verstappenit ei saa kunagi maha kanda. Ta kas või sõidab võib-olla kellelgi otsa. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Kohe hakkab 3. vabatreening ja ootus on suur. Meil on megavinge, me oleme päris lähedal sellele rajale ka. Nii et vaade peaks päris hea olema. Colapinto läks esimesena rajale. No, kas oleme tema poolt? Äkki oleme? Kui ka! Mida? Ta sõidab soojaks alle. Ebareaalne. No nii, esimene väljakutse on tuulevasi, me saame teada, kui kiiresti tuul puhub vastu, kui F1 sõidab. Ma loodan, et Kevin puhutaks minema praegu. Soengas on rohkem ainult praegu. Illiga pammakas, ma see ei oodanud seda. Suu on natuke kuiv, aga väga hinga. Ütleme niimoodi, et neil on vist õnneks kiivrid peas. All the way from Mexico. You came here for this? That's crazy. Who do you support? Antonelli. Who do you think will win? Okay, let's hope that. Let's hope. Charles Leclerc! I'm regretting. Have a good time. Thanks, guys. See mees sülitas su peale palju. 3. vabatreening hakkab läbi saama, meil hakkab kohe, meil on selline võimalus, et me saame teha padocki tuuri, kus me võib-olla näeme juba mõnda sõitjat ka, me ei tea keda, me ei tea, kas me näeme, ja me üritasime saada ka Paul Aroniga ühendust ja ta vastas meile, et davai, tulge Alpini juurest läbi. Nii et see on meie nagu sõna, mille peale me üritame minna, ma tean, et meil on väga vähe aega, see on mingi 15 mintsa, aga me korrast peame mingile turvale seda sõnumit näitama. Algab siis paddock tour. Rainer, tänavalt on tuntud ka kui Metsakutsu, on meiega liitunud. Ta teab veits rohkem autodest kui meie. Kurat, see on nii vinge. Ma tunnen, et me oleme kuskil, kus me tegelikult ei peaks olema nagu. See on suht ebareaalne, jah. Ainult need vihmavarju tüdrukud on puudu. Just like this, here for the night, doing burning, just keep watching.
keep watching. Ebareaalne. Red Bulli boksis praegu. Just keep watching. See on nii haige lihtsalt. Meie kõrval on Verstappeni auto. Me ei tohi seda väga filmida, aga nagu pilbasteks võetud. See on meist mingi pool meetrit praegu. Me oleme praegu pitt. See on nii haige lihtsalt. See on nii haige. Väga rahulik käid ringi, vaatad reaalselt F1 sõitjad käivad nagu edasi-tagasi. Siis me kaotasime nad ära, kui nad me jäime ise Hadžarit vaatama, kaotasime teised ära. How much like does a set go for? Cost-wise, that's something that we don't know because they said it's Pirelli. It's Pirelli only with them. So once we're done with them, they hit them back. Priceless. Who do you think will win today? This weekend? Yeah. I mean, Rebel Racing have performed quite well this weekend. It's looking quite strong, but I guess like Ferrari are doing incredibly well in comparison to the last races. But we have to see. I think the boys are doing brilliantly. Well, who do you think? I'm rooting for Max Verstappen. I think he's going to perform very well this weekend. Siin me näeme siis Lindbladi autot, mis on üks lisasõitja siin. Ega suurt palju ei oskagi siin öelda. Väga haige on see kokku. Seal teisel pool te näete ralli nagu strateegiatiimi. Need vennad, kes räägivad nagu juhiga otseselt ja panevad paika strateegiat, millal boksi. Mis seis neil üleüldiselt on. No see vaade, kus me oleme. Eesti tohiks siin nagu reaalselt olla. Aitäh, Red Bull Eesti! Meil on legit mingi 1 minut aega ja kohe peaks Paul välja tulema oma Alpini majast. Aga kuidas sul eile läks? Kuidas sa kommenteerid seda? No, ma ütlen ausalt, eile oli vist nagu iga sõitja võib öelda, et eile oli kõige raskem päev üldse selle F1 hooaja jooksul nagu. Rada oli nii kehvas seisus ja nii kõva tuul oli, et nagu üliväepidamist oli. Aga enda lõpuks läks kõik hästi. Kas iga võistlus on nagu nii hektiline? Ma olen lihtsalt esimest korda. Ma ütlen suht rahulik. Võib-olla seda ei ole ilus küsida, aga me teame, kes on su suurim konkurent, eks ju. Teoorias, kui Colapintoga täna õhtul peaks midagi juhtuma, kas sa lähed homme peale? Teeme ära. Mida sa soovitaksid tüüpidele, kes lähevad F4 rooli? No tavalised inimesed nagu meie, esimest korda. See on, sa mõtled lihtsalt nagu pulli pärast, mitte et nagu F1 välja jõuda? Ja, nagu päriselt proovime lihtsalt nagu sõitma. Ma ei tea, tee kindlaks, et sa pidurit teed soojaks nagu. See on väga hea soovik. Kui sa seda ei tee, siis sa pidurit esimene kord paned otsa seina nagu. Ülitihti on see, et kui sa lähed boksist välja, siis sul ei ole pidur. Sa pead nagu pumpama seda, siis seal on õhk vahel. Ja siis sa pumpad selle õhu välja ja siis see pidur hakkab nagu reaalselt tööle. Et noh, ülitihti on seda juhtunud seda viga, et ei pumbata seda õhku välja ja siis kui sa lähed boksist välja, siis kui pidurit ajutad, nagu pedaal läheb lihtsalt põhja. Mehe silmad on tühjad, ta ei saa mitte midagi hakkama. Ei, lihtsalt enne kui sa sõitma hakkad, nagu pumpa pidurit, et see nagu töötaks. Mis sa arvad, kes Ungaris võidab? Ma ei tea, suht huvitav tundub praegu nagu, aga no ikka paar mööda on väga raske sõita, nii et noh, peale nagu starti on suht selge, aga see, kes palis kõige kiirem on, see on suht lahti praegu, suht huvitav. Kas F1 sõitjad tähistavad ka GP lõpus kuskil või kuidas see teil käib? Ikka jah. Tänapäeval vähem, aga vanasti oli ikka nagu F1 oli ju korralik playboyde sport. Siin ainult nikotiini ja alkoholi põhjal mingi asi päeval pidas. Raikonen vaba NVD ei võtnud. Aga tänapäeval seda on ikka veits vähem ja sa pead ettevaatlik olema, sest sotsiaalmeediaga nagu sa oled ikkagi tippatleet, et sa pead ettevaatlik olema. Aga selles mõttes muidugi minu arust, noh, kui sa 24 etappi teed aastas, eks ju, see on nagu 24 nädalavahetust kogu nende aegade vahel, sa oled kuskil simulaatoris teed tööd, siis kui sul hästi läheb, siis väike pidu maha panna, minu arust väga okei. Ütleme, et ma olen leidnud oma Eesti kõige lemmikusportlase. Väga loodan, et temast saab Eesti esimene. Üks päev see tuleb. Varem või hiljem see tuleb. Me saime sellega 2 väljakutset ka nagu lõuki tehtud. Pilt F1 sõitjaga ja Pauliga kokku saadud.
minu aeg on nädalavahetus juba korda läinud. Juba on korda läinud. Kaarel lambist surud. Ungari president. Kaarel hakkas Ungari presidenti podima. Pädaki tuur tehtud, mis on emotsioonid? Täitsa ebareaalne. Ei ole, ma pean nagu tunnema mu süda mingi 23 sekundit kogu sellest ajast lihtsalt seis paigal. Läksime sinna garaaži sisse, siis ma tundsin, et kõik on paigal. Kui mu vanaema praegu näeks seda, et ma olen siin, ta istus muga koos seal diivanil, vaatas neid vormeid. Vanaema, see on sulle. Järgmine väljakutse on meil see, et me proovime F1 simulaatorit. 15 inimest läheb korraga peale, teeme seda sama Ungari ringi, 3 ringi. Enesekindlus on suur, eriti sellel mehel siin. Tal on kodus see simm olemas nagu. See ei anna mitte midagi. Ei anna. Sul on kindlaka kaasas või? Tossu ka. See paneb oma kiivri pähe. Q1 algab kohe. Esimene kvalifikatsiooniring. Kolmas kvalifikatsiooniring on poole peal, praegu juhib Hamilton, Norris on teine, Charles Leclerc on kolmas ja kõigil põhimõtteliselt on üks kiire ring veel. Absolute cinema saab olema. Meie kaameramees pettis Hamiltoni. Seda ei kannata. Red Bull spinnis paar sekundit enne lõppu, nüüd polegi aru saada, kas nad nagu jõuavad uuele või ei jõua. Võitis Norris, teine Hamilton, kolmas Charles Leclerc. Nii et päris huvitav setup, kusjuures Red Bullil läks kahjuks pigem nagu aia taha. Verstappen 6, Hadjar 8, Lindblad 9. Nii et homme peab veel ajalugu tegema, jah. No nii, esimene päev on läbi, mõtleks igati edukas. Suht haige mõelda, et siuke päev on olnud ja nagu isegi see ei ole see nagu main päev nagu. Ma arvan, et homme tuleb väga kino. Päev 2. Täna ei olegi väga muid ülesandeid kui nautida. Varsti hakkab sõitjate paraad. Peale sõitu saab ka sellele gridile joosta või minna. Äkki me saame autasustamist näha lähemalt, mis oleks väga vinge. Või mõtleme mingi muu häkki välja? Siin on mingi 35 kraadi, asfalt oli eile 55. Kevin võib minna sinna gridile jooksma. Ma võin tribüünilt vaadata, mul on väga hästi. Who are you supporting today? Supporting? No idea. Who's going to win? I don't know them. I'm absolutely not interested in motorsports. How much beer should we drink today to not be hurt by the sun? How much? Yeah. I think 1 glass per hour. 1 glass per hour. Thank you, doctor. Have a good day. We are already behind. Kui nüüd aus olla, siis sõitjate paraadist me jäime ilma. Võib-olla olime paari järjekorras. Sai boks. Arst ütles, aga me oleme suht kindlad, et see ei olnud midagi nii vahvat ka. Startime maha ei maga.
veel vaatame natukene aval ringi. Watch you move like that. Watch you move like that. Got me spinning. Kui sul ei ole piletit tribüünile, siis tegelikult kõige odavam ja ligipääsetavam osta lihtsalt pilet sellele alale ja saadki valida ükskõik mis koha siin ääres. Kui näete, siin on inimesed lihtsalt oma mingite rättide peal ja tegelikult ka tegelikult okeilt nad täitsa selle asja ära. Veekahur tuleb, vaata. Opa! Ma just tahtsin öelda, et see on siin põhjusega, kuna siin on täielik nagu sandstorm, siin on seda tolmu ja liiva nii palju, täna on suht tuuline ka, et seda paska lendab igale poole. Riided siin nagu väga puhtaks ei jää ja no neile on veits vaja kaasa tunda, kuna nad istuvad kõrbes lihtsalt. Aga samas nad näevad F1, ehk siis ma arvan, et nad võtaks selle iga kell. You have to catch it. Yes. And then I can put it down. If you catch it, you can drop it. Can you make it very hard for me? It's very hard for everyone. Okay. You're just kidding you. But I would say it was quite good. It was quite good. Oi! Läinud oi! And the last one is hard as well. Nice. Siin alal on nagu suured telid, kus sa saad süüa juua, üks õlu on 7 eurot. I'm worried for you. Do you actually see the race as well, or do you only stand here? It's later, maybe. But who do you support? In a 5 minutes maximum. Yeah. Who do you support? Okay, thank you. Viimased ennustused, kes võidab? Verstappen ikkagi. Verstappen, ma ütlen Arvid Lindblad, come in. Tõmbab jänese kübara. Lindblad! Aga üks inimene veel, me oleme väga Hadžari poolt, et tegelikult ta tegi ülihea kvalli. Ta oli üks ainus, keda me nägime seal paddockil ja ma usume, et tuleb ära. By being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. 5 red lights in Budapest and the Hungarian Grand Prix is underway. Lando Norris is wide. Oscar Piastri is going through. This is something like the Holocaust. Millions of our people See on nii crazy. Ma ei saa aru, nii väiksed vahed on ja keegi ei pane nagu omavahel kokku isegi. See on väga rets. Nii intens, nii palju juhtub nagu korraga, et nagu ei jõuagi jälgida, mingi 20 autot läheb mööda. Vaatad ühte kurvi, teist kurvi ja nad on kõik veel suht koos ka. Hamilton tuli boksi. Nii et meie poiss Arvid Lindblad läks juhtima teda. Hamilton läks mööda. Läks mööda juba või? Old news. Verstappen on boksis praegu. Boksi peatusega läks just Hamilton Verstappenist mööda. Mul on tunne, et täna ei pruugi olla Lindbladi päev siiski. Top 10 päev. Käigukast läks Piastri. Ta oli
oli teisel kohal. Ja virtuaalauto tuleb ka, äkki siin hakkab juhtuma. Siin hakkab juhtuma. Põhimõtteliselt 2 ringi on veel. Tundub, et Norris võidab ja maksab teise koha. 3. on praegu Antonelli ja see hetkel ei ole muutumas. Max pidas väga hästi vastu. Eelviimast korda läks Lando läbi. Nagyon óvatosan. Teine koht. Me võtame selle. Ja kes sai viimasena punkte? Oi, Arvid Lindblad. Punktidel ikkagi. Hadjar punktidel. Kõik Red Bull punktidel. Väga hea. Kaameramees pani petti ka, et Norris võidab. Et õlled on täna tema kulul. Max teisel kohal, ma arvan, me saame rahul olla. Ebareaalne nädalavahetus, nii väsitav, nagu teeks ise kuradi sporti. Uskumatu kogemus ja see läheb veel uskumatumaks. Meil on üks väljakutse veel pool tegemata. Ja ma ütleks, see on nendest kõige ägedam veel. Sõita ise vormeliautoga ja pole midagi, lähme Austriasse. Lähme Austriasse. Natuke pingeliseks hakkab asi minema ja hakka valetama. Kuule, siin on nagu full mingid need äärekivid on juba vastavalt värvitud. Kas nad teavad ka huvitav, kellel on nagu lasevad siia praegu? Sõidama. Ei sõida ikka ju, ja kuuleb, mis häält see teeb. Oleme jõudnud Red Bull ringile. Ja need hääled, mis siin käivad, on nii ebareaalsed. See ei ole normaalne, see lihtsalt ei ole. Lähme vaatame. See näeb reast nagu hävituslennuk välja, kui sa oled nagu telekast vaatad, need ei tundu nagu nii massiivsed, aga see ratas on reaalselt nagu Kevini keha suurune nagu, see on nagu ebareaalne. Vaat kui suur see masin on, see on nagu kõvasti suurem kui mingi tavaline sõiduauto. Ja vaat sa oled ise ülipeidus seal, sul on ainult mingi peanupp näha. Are you allowed to have a beer before you drive the F4 car? You're a driver? Yeah. No. Okay. Võib-olla nagu, mul on tunne, et ma ise läks peale praegu. Mul on tunne, nagu ma ise läks peale praegu. Senine kogemus on ainult laagri kaardikeskus seal Rimi katusel. Seal on ikkagi peenestatud normilt, aga ma tegelikult pole pool aastat ka autoga sõitnud, see põhimõtteliselt see F4
kui siia tulek välja jätta, esimene nagu autosõit see aasta nagu ilma naljata. Rimi katuselt siis repuringi. ja full ja. No, teeme ära. Pärast seda nagu lähme uuesti vaata Rimi katusele, vaatame palju seda parandada. Full hakkan Apexist rääkima. Sa tead, et õpetavad nagu ka reaalselt, kuidas sõita või lihtsalt panevad nagu rooli või nagu mulle öeldakse ka midagi ikka? Ei, seal peaks olema mingi 30 minta intro. 30 minta intro. Davai ja siis mine selle kuradi raketi selga ja sõida ise ringi. No põhimõtteliselt ole. Kui närvis, ma ütleks, et no see on praegu kõige suurem närv nagu kõigist asjadest, mis me oleme teinud. Käsi ei värise, käsi on solid. Aga jah, nagu need autod ei tohiks nagu nii kiiresti liikuda, pluss nagu sa oled no vaadanud, ma olen ka F1 fänn, aga ma ei tea sittagi nagu nendest autodest kui nii, eks ju. Nii, meil on 5 minutit aega, kui hakkab briefing. Paul, mis on viimased tunded? Teeme ära. Mul on sulle üks väljakutse ka, Paul. No. Meie suur sõber Average Rob oli ka siin umbes aasta tagasi ja ta tegi selle sama raja, sama autoga sellise ajaga nagu 1.59. Meie ülesanne on see üle teha, näidata sellele belglasele, et kes on kes. Not so easy if you want to go quick in the first time. Just oli tehniline piif. Kõik nagu noogutasid, ma ei tea, kas nad on ka nagu imposterid, aga ma liiga palju, no väga palju mingeid erinevaid nuppe, aga samas öeldi, et alustame rahulikult, me oleme siin, et fannida. Kui enne oli nii-öelda närv sees, siis nüüd on nagu, saad aru, et asi on päris. Ja asi on naljast kaugel ka nagu. Ma lihtsalt loodan, et ma ei pane esimese ringiga kuskile kruusale, siis oleks nagu kehv. Paul, kumb oli hullem, kas enne kõigepealt või praegu? Praegu on nagu 100 korda hullem, nagu reaalselt nagu täiesti. No nii, davai, Paul. Esiteks, elusad koju. Ja teiseks, Average Rob. 1.59. Me teame seda. Me läheme nüüd. Paul läheb. Esimene soojendusring on tehtud. Paul lehvitas, tundub, et on hea seis. Aga nüüd tuleb hakata gaasi panema. Kollane lipp tuli, ehk siis keegi pani crashi, loodame, et see ei ole Paul. Aga no kohe näeme, kas ta tuleb. Kui ei tule, siis on pekkis võib-olla. Ei no, praegu 5 vorminut läks mööda ja Paul ei olnud. Number 5 ei olnud. Ja keegi pani crashi. 3,
3. praegu on 6 mööda läinud. See ei ole Paul. Kus Paul on? Paul on. Kus Paul on? Kurat, see oli naljakas isegi. Ma loodan, et midagi hullu ei juhtunud. Esimene päris ring ja Paul pani crashi. Ja me ei tea, kus ta on. Ei ole. Teine turvaauto läks ka just rajale. See ei tõota head. See peab tähendab seda, et talle minnakse järgi. Kurat, see on pahandus. See on pahandus. Oota, vaatame. Oi, kuule, vaata seda. Vaata seda nüüd. Oi, pasa. Oi, pasa. Kus Paul on? Mis juhtus? Kõik hästi? Teisel ringil läks mu auto katki. I'm standing in the middle of the road. Do you copy? I'm in the middle of the road. Copy? I'll share this love I find with every. No kurat! Sa ei kujuta ette, mis meil läbi käis. 6 ringi. Sind ei ole näha. Mingi turvaauto, kollane vilgu. Me teame, et sa crashi pandud. Meil nüüd tuli see auto ilma sinu. Me tahtsime tulla rääkima, kus on Paul. Nad ütlevad, nad ise ka ei tea, aga mingi tehniline värk oli, et nagu lõpuks põhimõtteliselt käigud nagu ei vahetanud või midagi läks nagu lappe niimoodi, et ma panin gaasi ja nagu sittagi ei juhtunud. oli läpp. Ja vastane on jäetud, kus see ja teine. Kurat, me hakkame siin ajalgu tegema. Kõva mees oled. Ma arvan, et see on kõige kõvem, kõige ägedam asi, mida üks inimene saab oma elus teha. Nagu nii haige. See teeb isegi natuke emotsionaalseks, see on motospordi ilu nagu lõpul. Oledki lihtsalt, see on nagu see klišee, vaata. See Vin Dieseli 10 sekundit, vaata, et sa ei mõtle millelegi muule. Sa lihtsalt sõida. Ja sul on full lihtsalt järgmine kurv. No kui Average Rob tegi 1.59, sinu aeg oli
1:05. Neil oli pikem rada, pidi olema ju. Ja ütleme veel aitäh Red Bull Eestile, kes meid F1-le viis ja Paulile sellise kogemuse sai. Ja mis edasi? Kuula või? Kuule, ma arvan kuule, jah.